te Danske Banki väljaviskamisega nii hiljaks jäite? Kes ütleb, et me hiljaks jäime. Aga tõsisemalt öeldes, et tegelikult ju 2014 me taaskord tegelesime Danske Panga filiaaliga Eestis, vaatasime tollases info väljas, mis toimub siin filiaalis. Tegime omad järeldused. 2015 ta meie ettekirjutuse tõttu ju lõpetas mitteresidentide äri. Nüüd 2018 see sama analüüs, millest on laiemalt räägitud, kuidas see panga analüüs sündis, oli meediasurvel, ega pank ise seda kuidagi ei oleks tahtnud teha. Eks. Ja see panga analüüs 2018, mille kokkuvõtte avaldati, oli ka üheks aluseks meie enda tegevusele, tänasele otsusele. Mis sellest siseuurimise raportitest konkreetselt välja tuli, mis pani teid seda sammu astuma? Kõik need asjaolud, tegelikult need olulised asjaolud, mis on meie otsuse faktiliseks aluseks, on selles samas ettekirjutuses kirjas, et need on need samad 4 või 5 rühma asjaolusid, eks, milline äri see oli seal, milline sisekontroll oli või ei olnud, eks ju, kuidas juhtimisliinid olid korraldatud või siis ei olnud korraldatud ja kuidas eksitati Eesti riiki, eks ju, miks ei antud teada kahtlastest tehingutest, kuigi seadusjärgne kohustus oli. Kas siit saab välja lugeda, et raportitest tuli välja fakte, millest pank teatas liiga hilja? Absoluutselt, et seadusjärgi on ju kohustus pangal teatada kahtlasest tehingust. Ja pank massiivselt, nagu meie mõistame, meie rahapesu andmebüroole ei teatanud õigeaegselt sellistest tehingutest, vaid tegi seda aastaid hiljem. Meie arvates on see täiesti põhimõtteliselt aksepteerimatu riigi aspektist. Riigiasutus toimib alati mingisuguse informatsioonises sisendi alusel. Ja kui see sisend puudub, on keegi rikkunud kohustust, mis iganes, et hiljem seda võidakse täita. Kas Finantsinspektsioon oleks saanud teha varem midagi paremini? Ma mõtlen seda aega enne, kui teie tulite 2014. aastal seda juhtima. See on raske küsimus, et alati võib mõelda ennast ajast tagasi ja praeguses infoväljas kaaluda seda, et kas oleks võinud midagi teisiti teha. Ja minu hinnang, kui ma praeguses infoväljas tegutsen, siis vastus on sellest, loomulikult oleks ka toona saanud teha mingeid asju teistmoodi. Kas oli selleks piisavalt informatsiooni või ressursse näiteks, seda minul hästi raske hinnata tollase ajahetke perspektiivist. Endine juht Raul Malmstein oli liiga leebe või on seal mingi muu põhjus? Mina ei oska sellele vastata, kas liiga leebe või mitte leebe või mingi muu põhjus. Küll aga ma oskan sellele vastata, et kas aastast 2014 on rahapesu tõkestamine kuidagi aktuaalsemaks Eestis muutunud, kas või seetõttu, et rahvusvaheline keskkond on muutunud teistsuguseks. Vastus on jah, on küll. Investor Bill Browder ütles täna, et too late, too little. Olete nõus? Ma ei oska ennast panna kuidagi Bill Browderi sussidesse, et igal inimesel on võimalus ja vabadus avaldada seda, mis ta heaks arvab. Mina tean, mida meie täna tegime, see oli see sama otsus, millega me saadame külalise koju ja ma olen uhke selle otsusele. Kas selle sama sulgemine tuli kiiremini ka selle tõttu, et olete Taani Finantsinspektsiooniga sisuliselt tülis praegu? No mina julgeks selle niimoodi kvalifitseerida, et tülis või mitte tülis, selleks peab aru saama, mis on tüli elemendid, et teda kuidagi piiritleda. Eks. Ma arvan, et meil võib-olla on olnud erinevad vaated sellele, kes mida tegema peaks või võiks teha. Eks. See on ju kuidagi avalikust ruumist ka näha, et meil on teatud elementides erinevad seisukohad. Eks. Kas seda tüliks saab nimetada? Ma ei tea, kui küsida, kas meil on erinevad vaated, kuidas tõlgendada ühte või teist seadust, ma mõtlen Euroopa Liidu oma, siis näib, et meil on erinevad vaated. Mida te praegu Taani Finantsinspektsiooni asemel teeksite? Ma seda ei tea, et seda peab Taani finantsjärelevalve käest küsima. Nagu ma ütlesin, alati on hea kommunikatsioon ja ausus sellised võtmed igast erinevate eluliste situatsioonide käsitlemiseks. Kas Eestis ähvardab veel mõnda panka sulgemine? Seda on hästi vara ka öelda, et ma siin ju kirjeldasin, et Finantsinspektsiooni tegevused on alati proportsionaalsed. Tähendab seda, et me kõigepealt kogume informatsiooni, siis arutame pankadega asju ja siis... Kas see oli jah? Ma ei olnud jah. Et ei olnud jah, ma lihtsalt kirjeldan, mis see meie protsess on. Selleks, et ma teile jah või ei saaks öelda, et tähendaks seda, et ma olen hiromant. Aga kuna ma ei ole hiromant, siis ma ei saa sellele küsimusele vastata, vaid ainult kirjeldada protsessi, kuidas Finantsinspektsioon oma järelevalvet teeb. Ehk ta teeb seda, et ta kogub informatsiooni, on pangaga dialoogis, kui pank ei võta toru, siis astutakse järgmine samm,
tehakse järgmine haldusakt, kuni selleni välja, et võetakse tegevusluba, eks, mida on ju juhtunud meil, mäletate, Versobanga puhul. Ja ma ei välista, et seda võib ka juhtuda edaspidi, loomulikult ei saa, et see on ju üks järelevalvega roll anda lõplik hinnang asjadele. Ma loodan, et seda ei sünni, ma loodan, et meie subjektid on mõistlikud, saavad riskidest aru. Meie teada on Danske Banki juhid käinud ka Finantsinspektsioonis kohtumas. Millised need kohtumised olnud on? Emotsionaalsed? Meil on olnud ju erinevate osapooltega üsna palju kohtumisi ja eks need erinevad kohtumised on olnud Kui rääkida sulgemisest? Mõtled Danske Banki sulgemisest, jah. Kas või selle ärakuulamise raames tavaliselt ikka ju inimestega suheldakse, on see kirjateel või suuliselt ja ega ei saa ju välistada, et on sellega seotud ka emotsioone. Kuidagi nüüd jälle panna mingile skaalale seda, et kas nad on emotsionaalsemad kui mõned teised kohtumised, seda on raske hinnata, et seda sõltub ju paljudest asjaoludest, nii inimestest, kes seal osalevad, nende kultuuri taustadest ja nii edasi. 10 palli skaalal olid kohtumised. Ma ei oska seda vastata. Ei tea.